Tere, mina olen Villu Talsi, Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õppejõud ja räägin teile täna mandoliinist. Mandoliin tuleb Itaaliast ja sarnaseid pille on tegelikult juba aastatuhandeid maakera peal levinud. Aga just nimelt Itaalias võeti esimesena kasutusele nimetus mandoliino. Ma tean ühte legendi, et esimese mandoliini olla teinud üks lühikeste kätega kitarrist. See on muidugi rumalus, sest et mandoliinid olid juba siis väga populaarsed, kui kitarre veel olemaski polnud. Aga eks natuke tõtt või loogikat ole ka selles legendis sees, sest mandoliin on ju tõepoolest väiksem kui kitarr ja sellepärast on teda väga mugav mängida nii suurtel kui väikestel. Kui mina läksin 10-aastasena muusikakooli, tahtsin ma kõigepealt mängida kitarri, aga siis oli see probleem, et päris suuruses kitarri ma ei saanud kohe õppima hakata, sest mu käed olid liiga väikesed. Ja siis oleks pidanud ostma kõigepealt sellise väikse kitarri ja alles pärast täismõõdus pilli. Aga mandoliin sobib kohe alguses ka lapsele kätte. Niisiis sai minust mandoliini mängija. Ja teda on ka lihtne õppida. Näiteks 2 sõrmega saab mängida ära juba üsna mitu akordi. Näiteks G, C, D ja jälle G. Ja niimoodi saab juba 3 tuuri lugusid mõnusasti lõkke ääres mängida küll. Samuti on temaga väga mugav mängida meloodiaid. Ja usun, et just sellepärast sai mandoliinist väga populaarne ja rahva seas armastatud pill juba siis, kui minu vanaisa alles väike poiss oli. Siis levisid üle kogu vabariigi ja ka mujal maailmas mandoliini orkestrid. Ka kõige väiksemas külas võis olla kuni 10-liikmeline mandoliini orkester. Tänapäeval on see mood jällegi tagasi tulnud ja näiteks ma tean, et Uhtna külas on mandoliini orkester, kus mängib kokku üle 30 mängija. Täitsa uhke värk. Ja suvel oli Sakus mandoliini festival, kus esines ühendorkester, kus oli üle 100 mandoliini mängija. Mandoliine on mitmesuguseid. Näiteks sellel konkreetsel pillil on niisugused külgede peal nagu viiulil umbes. F-avad nimetatakse neid. Aga on ka selliseid mandoliine, millel on keskel üks ümmargune nagu kitarril. Selline kõlaava. Mõnel mandoliinil nagu sellel on selg lame. Teistel jällegi on see kumer, niisugune nagu kõrvits on siin taga. Ja just need mandoliinid Itaaliast on sellised. Ja on ka väiksemaid ja suuremaid pille, mis mandoliini perekonda kuuluvad. Näiteks veel väiksem on piccolo mandoliin. Ta on, ütleme, umbes selline võib-olla. Ja teeb veel heledamat häält kui mandoliin. Siis veidi suurem on mandola, veel suurem oktavmandoliin, mandocello, ütleme mandocello on umbes nagu kitarr. Ja on veel olemas ka bassmandoliin. See on nii suur. Mõtle siis, kui terve orkestri täis niisugusi pille mängib. See on juba midagi. Mandoliinil on, võiks öelda, et 4 keelt. Aga need keeled on paaris. Igal keelel on üks lisakeel. Seega on neid kokku 8 keelt. Ja need paaris keeled on häälestatud samamoodi nagu tema esimene paariline. Nagu ma enne tõmbasin. Ja nad kõlavad koos. Ja milleks see vajalik on? Siis on ikka mahlasem ja ilusam kõla. Ja teine asi, siis on parem teha tremolot. Ja tremolo on mandoliinide firmamärk. Ilma tremolota kõlaks see meloodia nii. Hoopis teistmoodi, kas te ei leia? Vaat nii.
ja mandoliini mängitakse medikaga. Neid enamasti tehakse tänapäeval plastmassist. Vanasti tehti puust, metallist, mis aga kätte juhtus. Näiteks ka väga hinnatud olid omal ajal kilpkonna kilbist tehtud mandoliini medikad ja ka kitarrimedikad. Aga sellist asja enam ei lubata. Ja nüüd tänapäeval tehakse medikaid mitmesugustest plastikutest ja igaüks varjab oma salaretsepti, mis plastik tal on. Ja need kõlad võivad olla väga mitmesugused. Aga mis ma ikka seletan? Mängime ühe loo, et teada saada, kuidas see mandoliin siis minu käes kõlab. Ma mängin ühe enda loo, selle nimi on Tulilind.